Minu nimi on Riin Saadjar, ma töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis haridustehnoloogia valdkonna nõunikuna, ehk siis minu meeskonna ülesanne on kanda hoolt sellest, et igasugune tehnoloogia, mis meil koolides on, saaks seal võimalikult targalt kasutatud. Ja tänase kohtumise eesmärk on anda ülevaade DigiHüpe haridusprogrammist. Et ma puudutan põgusalt seda, et mis on DigiHüpe haridusprogrammi eesmärk, kuhu me oleme hetkel jõudnud ja tutvustan ka seda meeskonda, kes siis moodustab selle DigiHüpe haridusprogrammi tuumiku hetkel. Ma usun, et nagu iga tehisintellekti puudutava arengu puhul on kohane öelda, siis ka siinkohal rõhutan, et kõik see, mida ma räägin, on see, mida me teame 29. mail. Et ma olen täitsa kindel, et mõne aja pärast uuesti kohtudes on võib-olla mingid aspektid muutunud ja mingi info on teistsugune või lihtsalt saanud kuidagi rohkemat sisu või tausta. Aga kui me räägime DigiHüppest, siis me räägime tegelikult haridusprogrammist, mille kuulutas välja Eesti Vabariigi president oma aastapäeva kõnes ja millesse on kaasatud avalik ja erasektor koostöös. Ja selle haridusprogrammi selline slogan või põhimõte on tegelikult pärisaru enne tehisaru. Ehk siis meie fookus ja on õppimisel, mitte siis tehnoloogia kasutamisel, lihtsalt tehnoloogia kasutamise pärast. Ja eesmärk on õpilastesse paremate õpiharjumiste kujunemist toetada. Miks see on oluline? On see, et me teame, et tehisaru ju on meie koolis läbi õpilaste kindlasti juba vähemalt 2022. aasta novembrist. Ja me teame ka seda, et hetkel on tehisaru õppijate poolt kasutuses pigem õppimist pärssiva tehnoloogiana, mitte siis õppimist toetava tehnoloogiaga. Ja miks? Sellepärast, et me ei ole veel suutnud leida või ei ole veel viinud kooli neid praktikaid, kuidas seda tehisaru siis õppimist toetaval moel ellu rakendada. Ja seetõttu siis see programm on selle oma eesmärgiks võtnud. Ja me ikkagi lähtume sellest, et kvaliteet tuleks enne kvantiteeti, ehk siis mitte mingil juhul ei ole meie eesmärk kuidagi viia kogu koolis toimuv õppeprotsess tehisaru juhtimise alla või kasutada siis igal pool tehisaru, vaid pigem me tahaksime seda, et meie õppijad saaksid siis teadmised ja oskused, kuidas seda tehisaru kõige targemalt ära kasutada enda huvides. Ja meie pilootaasta, mis algab 1. septembril 2025. aastal, tugineb siis 3 peamisele elemendile. Kõigepealt siis õppimist toetav rakendus, mis on siis tehisintellekti rakendus, mis on meie õppijate jaoks loodud. Lisaks sellele algab augustis tugiprogramm õpetajatele, sest me teame, et õppeprotsessis õpetajal on põhiroll, ehk siis tema on tegelikult see, kes kogu seda tegevust klassiruumis koordineerib. Ja me teame ka seda, et ilma selleta, et koolijuhid meiega koos sinna programmi kaasa mõtlema ei tuleks, ei saa me midagi teha. Ja seega me oleme ka pidevas dialoogis koolijuhtidega selleks, et peegeldada siis või saada siis vastu nagu nendepoolset peegeldust, et kuidas nemad seda programmi võimalikult nii-öelda õpieesmärke toetaval viisil siis ellu tahaksid viia. Ja 1. septembrist siis meie gümnaasiumiastme 10. ja 11. klassi õpilased, keda on kokku 20 000 ja nende õpetajad
saavad ligipääsu Eesti jaoks loodud tehisintellekti haridusrakendusele, mille põhiline eesmärk on õpetada õpilast ise mõtlema. Et kui me tegelikult praegu käima või kasutusel olevaid tehisaru rakendusi vaatame, siis nende eesmärk on anda meile võimalikult täpne ja hea väljund võimalikult kiiresti. Ehk siis hetkel õpilased kasutavad neid saadaolevaid tehisaru rakendusi selleks, et tegelikult väljendada sooritust ja teeselda õppimist. Sest saades vastus hästi kiiresti, ilma ise pingutamata, toob kaasa olukorra, kus me justkui oleme sooritused teinud, aga õppimist kui sellist pikaajalist pingutusnõudvat ja mõnikord ebamugavat protsessi ei ole toimunud. Eesmärk on see, et meie kasutusse saadav tehisaru rakendus ja talle loodud tingimused on siis sisestatud talle süsteemis sees, mitte siis prompti tasemel. Et miks see on oluline, on sellepärast, et meie tehnoloogia inimesed on välja toonud selle, et ükskõik kui hea on prompt, mingil hetkel siis süsteem hakkab siis sellele promptile vastu töötama ja ikkagi neid oma tingimusi rakendama, survestama. Ja kui meie ikkagi seal süsteemi tasandil see tehisaru eesmärk on anda meile võimalikult kiiresti, võimalikult täpseid vastuseid, siis mingil hetkel, kui me isegi prompti sisse anname need korraldused, et palun ära anna mulle õiged vastused, vaid pigem selgita ja suuna mind ise mõtlema, et see ei pruugi siis töötada. Ja meie eesmärk on, et seda haridusrakendust saaks kasutada igas aines, ehk siis ta oleks printsiibis universaalne ja õppijad saaksid seda kasutada iseseisval õppimisel. Eeldusel, et neile on kooli poolt antud siis tugi erinevate õppeprotsesside läbiviimise ja oskuste arendamisel. Ja oluline on ka see, et see prompt saab olema eestikeelne või see rakendus saab olema eestikeelne ja ta järgib Eesti seadusandlust, eriti aspektides, kus me siis keskendume andmekaitsele ja ka tegelikult autoriõigustele. Hetkel oleme me läbirääkimistel OpenAI-ga, kes on avaldanud valmisolekut, et tulla koos meiega siis sinna meile sobiva mudeli arendusprotsessi. Me oleme kaardistamas neid tegevusi, mida me peame tegema ära enne 1. septembrit, ehk siis seda, et kuidas me haldame litsentse ja kasutajakontosid ja kuidas me tegelikult garanteerime selle, et igal õpilasel on sobiv seade selleks, et ta seda tehisaru rakendust kasutada saaks. Me ei ole läinud seda teed, et me oleme kõikidele õpilastele lubamas talle personaalset seadet, vaid me pigem proovime selle olukorra lahendada koostöös koolide ja koolipidajatega. Lisaks sellele oleme me praegu järjest rohkem panemas rõhku kommunikatsioonile, sest on arusaadav, et kui algatus presidendi poolt välja kuulutati, oli see kooli inimeste jaoks ootamatu. Nende jaoks jäi selgusetuks, millised on ootused neile ja mis täpselt siis alates 1. septembrist koolides muutuma peab. Ja seetõttu me proovime praegu väga selgelt maandada nende ärevust ja ka sellist võib-olla ettevaatlikkust ja näidata, et kuidas me 1. septembrist koos selle haridusuuendusprogrammiga saaksime algust teha nii, et me kõik tunneksime, et sellest on kasu õppija jaoks. Kogu tegevust juhib sihtasutus ja alates eelmisest nädalast on sihtasutus saanud endale esimesed töötajad, et sihtasutust juhib Ivo Visak, kellel on kindlasti väga hea pilt sellest, et mida üks kool vajab, kui me räägime siis tehnoloogia poolt pakutavast toest.
ja Märt Lume on see, kes kannab hoolt selle eest, et see koolidesse minev rakendus või tehnoloogia oleks siis täpselt neile tingimustele vastav, mida me siis tehnoloogia puhul ootame. Lisaks on sihtasutusel ka nõukogu, kuhu kuuluvad HTM-i esindajatena Kristi Vinter-Nemvalts ja Oleg Šaikovski ja ka erasektori poolt kuuluvad sinna Hannes Tammjärv, Linnar Viik ja Andre Viisse. HTM-i poolt on meie meeskond loomulikult kõvasti arvukam kui vaid mina, aga kui kellelgi tekib soov saada rohkem infot konkreetselt siis HTM-i vaatest selle programmi kohta, et siis ma olen väga tänulik, kui te võtate minuga ühendust, proovin leida vastused teie küsimustele või siis suunata need edasi nendele minu meeskonna liikmetele, kes oskavad neile parimal viisil vastata. Ja lisaks on tegelikult väga aktiivselt kogu sellesse haridusprogrammi ülesehitusse ja kontseptsiooni loomisesse kaasatud ka teadlaste meeskond, kuhu siis nii-öelda tuumikuna kuuluvad Jaan Aru, Kaspar Kruup, Grete Arro ja Maarja Mäeots. Ja nende kanda on tegelikult see eesmärk, et see haridusprogramm, millega me siis 1. septembril alustame, tõepoolest siis kannaks neid eesmärke, mida me tahame. Ehk siis ta oleks õppija õppimist toetav ja annaks võimaluse tegelikult õppijal siis areneda nii, nagu meie haridusvisioon ette näeb. Ja kuidas edasi? Et kui me praegu räägime sellest, et me alustame esialgu gümnaasiumite 1. või selle 10. ja 11. klassiga, siis me oleme täiesti teadlikud, et tegelikult tehisaru kasutavad ju juba oluliselt nooremad õpilased ja kindlasti ei tee nad seda kõige targemal moel. Ja kui me tegelikult teame, et sellised harjumused on väga keerulised ümber harjuda, et siis loomulikult me tegelikult saame aru, et me peaks oma seda fookust oluliselt laiendama. Mis tähendab seda, et me tegelikult 2026. aastast kaasame ka kutsekoolid ja nende õpetajad ja loomulikult on kaasatud ka siis uued 10. klassid. Samal ajal me tegelikult oleme praegu väga intensiivselt mõtlemas, et kuidas me siis sellele põhikoolile saaksime rohkem tuge pakkuda selleks, et seal see tehnoloogia kasutamise harjumused oleksid siis eesmärgipärased. Ja ma usun, et siin me saame koostöös ülikoolidega ka kindlasti mingi lahenduse leida, vähemalt siis ülejärgmiseks õppeaastaks. Lisaks sellele me tegelikult oleme teadlikud, et Eesti EdTech kogukonnas on juba väga palju haridusrakendusi, mida võiks koolides rohkem kasutada õppija toetamiseks ja me oleme siis valmis tegelikult leidma võimalusi, et kogu seda EdTech kogukonda kaasata. Lisaks sellele ma enne mainisin OpenAI-d, aga tegelikult oleme me enda poolt valmis pidama läbirääkimisi ka teiste haridusrakenduste pakkujatega, kes on omalt poolt valmis siis tulema vastu või valmis siis kohandama oma toodet meie tingimustele. Lihtsalt praeguse ajaraami sees on päris keeruline leida võimalust, et me siin 1. septembriks saaksime mõne teise teenusepakkujaga nii kaugele, et nad on valmis meie ootustele vastavat toodet pakkuma. Ja loomulikult, et mis on nagu meie vaatest äärmiselt oluline, on ka see, et me peame tegelikult kuidagi saama aru, et kas see haridusprogramm, mille me siis koolidesse viime, on midagi, mis meie õppijad toetab. Ehk siis me peame tegelikult olema valmis selle mõju mõõtma.
Seetõttu ma arvan, et on väga hea, et meil on selles tuumikmeeskonnas väga tugev teadlaste grupp, kes kogu selle mõju mõõtmise teemadega tegeleb. Ja see oleks lühidalt kõik, et jälle, et kõik sellised täpsustavad küsimused või mõtted, mis teil tekivad selle programmi kohta, et on väga oodatud. Aitäh. Riin, suur aitäh selle ettekande eest ja kohe tulen ka küsimuste juurde ja neid on siia laekunud küll, aga enne ma tuletan veel osalejatele, nii neile, kes te olete auditooriumis, kui ka veel vaatate meid veebiülekande vahendusel meelde, et Slidos saab vastata veel viimasele küsimusele, mille sõnastus on hästi lihtne. Mida uut täna teada saite? Et me tuleme õige pea selle juurde üldistuse osas ka või kokkuvõtte osas, et olge head, et võimalikult palju saaksime teada, millist kasu siis tänasest kohtumisest ka oli, siis olge hea, mõelge välja ja pange kirja enda poolt, et mida uut täna teada saite. Aga Riin, sulle on siin ka hulk küsimusi ja ma neid nüüd järgemööda siit ette loen. Siin tehniliselt ma teen võib-olla väikese pausi vahepeal, et siis lihtsalt heli ei läheks kajasse, aga koolijuhtidega juba te olete kontaktis olnud, et kas koolijuhtidega tasuks ka arutada, et kuidas nemad tiighüppe tulevikku näha sooviksid ja kas te plaanite seda teha? Ja loomulikult, et nemad on ju tegelikult see sihtgrupp, keda see muudatus võib-olla kõige rohkem puudutab koos õpetajatega. Et mida me oleme plaaninud sellise esimese sammuna on see, et me oleme plaaninud suvel piloteerida või teha sellise väikese katsetuse nende samade õpilastega selle sama rakenduse kasutamiseks, et kuidas nemad seda kasutamist näevad ja milliseid siis soove või ettepanekuid nad teevad selleks, et see mudel oleks neile kõige paremal moel kasutatav. Lisaks sellele on meil tegelikult praegu ühes gümnaasiumis juba käimas selline katsetusprojekt, kus me tegelikult jälle jälgime, et kuidas õpilased ühte sellist tehisaru rakendust, mis ei anna neile ette vastuseid, vaid pigem selline sõbralikult nügib neid ennast vastust konstrueerima, siis õpilaste poolt vastu võetakse. Ja no tegelikult ka see, et kui me pilootaastat alustame 1. septembril, et siis kogu selle aasta jooksul on meil plaanis ka õppijatelt seda tagasisidet koguda. Esialgu praegu me teame, et mõned õpilased ikkagi sellist mudelit, mis neile väga kiiresti vastused ei anna, just erilise aplausiga ei tervita. Sellepärast, et mõnikord õppija eesmärk õppetöö tegemisel ei ole see ära teha nii, et ta midagi õpiks, vaid eesmärk on ära see teha nii, et õpetaja oleks rahul ja minul kuluks sellele võimalikult vähe aega, et ma saaksin teha neid asju, mis mulle tegelikult meeldivad. Üks provotseeriv küsimus, et kas muud vahendid on koolis seni keelatud, kui ametlik riigi kontrollitud ja turvaline tööriist valmis saab? Ei, koolis ei ole keelatud mitte ükski vahend, mis on seal kasutusel nii, et ta järgib kehtivat seadusandlust ja kehtivat riiklikku õppekava. Ehk siis, kui ta toetab õppeprotsessi ja selle kasutamine on legaalne, siis ei ole see vahend keelatud koolis. Kas te näete, mida õpilased seal rakenduses siis küsivad ja küsima hakkavad, et kas neid andmeid analüüsitakse kuidagi ka? Õpilaste vestlust mitte keegi ei näe. Et see ei oleks tegelikult kooskõlas eetikanormidega, kui me hakkaksime jälgima õppijate küsimusi ja tema suhtlust. Et ma arvan, et see, kuidas me täpselt seda tulemust mõõtma hakkame ja selle kasutusviise ei ole veel hetkel päris selge. Aga veel kord, et kindlasti me ei hakka iga õppija tegevust kuidagi moodi monitoorima selles rakenduses.
Ja kus see kadus nüüd üks küsimus oli siin. Kui vastuvõtlikud või entusiastlikud on õpetajad tiihüppe osas, et võiks eeldada skeptikute osakaalu suurust, kuidas sellega tegelikult on? Ja see on absoluutselt normaalne, et ma arvan, et see ongi väga õige, et me koolis oleme skeptilised nii kaua, kuni me ei saa aru, kuidas üks või teine rakendus meie õppijate huve toetab. Ja tegelikult selle pilootaasta eesmärk ongi ju näidata, et mis siis õppija selles õppeprotsessis muutub ja miks see on hea, et miks see teenib õppija huve. Ja loomulikult on õpetajad skeptilised hetkel ka seetõttu, et nad on näinud, et praeguse tehisaru koolis õppija vaatest ei ole olnud ju kõige parem. Just minu poolt eelnevalt viidatud põhjustel, et ta praegusel hetkel õppeprotsessi tegelikult ei toeta. Samal ajal on meil väga raske selle olemasolu ignoreerida, sest me ei saa seda mitte kuidagi moodi keelata õppijatel kasutada. Ehk siis ma arvan, et meie eesmärk tiihüppe meeskonnaga on tegelikult nendele õigusega skeptilistele õpetajatele näidata, kuidas see rakendus tegelikult nende eesmärki toetab. Ja viimaks, et mis paneb AI oskustega õpilase kasutama teie süsteemi näiteks ChatGPT asemel? See, kui ta saab aru, mis asi on tegelikult õppimine ja miks ta seal koolis on. Et veel kord, me ei ole koolis selleks, et demonstreerida mingit sooritust võimalikult kiiresti ja võimalikult lihtsa vaevaga, vaid me oleme koolis selleks, et enda teadmisi, oskusi ja kompetentse ju maksimaalselt parimal viisil toetada. Ehk siis ma ei seoks seda õppija valikut mitte sellega, kui tehnoloogia kompetentne ta on, vaid pigem sellega, et kui palju ta teab õppimise protsessidest ja sellest, kuidas õppimine käib. Et ka praegu tegelikult on võimalik olemasolevaid tehisaru rakendusi kasutada ju selleks, et ta toetab meie õppimist. Näiteks andes talle prompti korralduse, palun ära, anna mulle ette ühtegi vastust, vaid küsi minu käest küsimusi, mis minul aitavad vastuse luua. Aga olgem ausad, sellist prompti kirjutab õppija, kellel on väga kõrge sisemine motivatsioon ja teadmised, kuidas õppimise protsess käib. Väga hea, Riin, suur aitäh selle ettekande eest. Kuskil Justiits- ja Digiministeeriumis ootab sind ka kott, mida ma ei saa sulle siin virtuaalselt praegu üle anda meenega selle ettekande eest, aga suur aitäh!